Loodan, et olete nüüd kõik saanud mõnusasti sirutada, aga nüüd lähme siis päeva pidulikuma osaga edasi. Kutsume lava peale Lastekaitse Liidu presidendi Ene Toombergi, et anda üle Lastekaitse Liidu aumärk meie vabariigi eelmisele presidendile Kersti Kaljulaidile. Ettevaatust. Kersti tuleb minu kõrvale. Nii, lugupeetud president Kersti Kaljulaid. Täna on siis Lastekaitse Liit see, kes teid kutsub külla. Tavaliselt kutsuda teie meid külla. Ja muidugi me tahame teid tänada selle väga pikaaegse ja sisuka töö eest. Me natukene vaatasime üle, et te olete tegelikult kinnitanud 498 seadust ja tagasi lükanud 6. Aga meie jaoks lastekaitse seisukoha pealt on seal väga-väga olulisi seadusi, mis on vastu võetud ja kinnitatud. Ja kõigepealt te kinnitasite riiklikuks pühaks lastekaitsepäeva. Edasi, peale 15-kuulist menetlust Riigikogus jõustus psühhiaatriaseaduse muutus, mis lubas lastel, kes tunnevad ennast halvasti, ise psühhiaatri poole pöörduda. Seda olukorras, kus stress ja depressioon on ju paljudes peredes, kaasa arvatud lapsed, ka väga levinud. Edasi 10-päevane isade hoolduspuhkus läheb 30-päevaseks. Suurendati puudega laste ja hooldusperede toetusi. Koos Lastekaitse Liiduga algatasite ka iga-aastast tunnustusüritust lastega ja lastele. Sellepärast, et ka need inimesed, kes igapäevaselt töötavad põllul ja see töö on raske. Me oleme täna hommikupoolikul kuulnud, mis tähendab asendushooldus ja mis tähendab lastele, et seal on õiged inimesed, kes nendega tegelevad. Oma 30. juubeli puhul 3 aastat tagasi kehtestas MTÜ Lastekaitse Liit oma aumärgi andmise korra. See on ilus hõbedane märk, kohe te seda näete, mis on asutatud isikute tunnustamiseks, kellel on väga väärilisi teeneid lastekaitse eesmärkide saavutamisel. Vanematekogu kinnitas teid üheks nominendiks ja mul on täna au see märk teile üle anda lootusega, et me veel pikki aastaid koos teiega töötame, ikka selle nimel, et meie lastel oleks parem olla. Niisiis, Lastekaitse Liidu aumärgi tunnistus number 10, ennem on neid antud 9 välja. Lastekaitse Liidu vanematekogu on omistanud teile president Kersti Kaljulaid Lastekaitse Liidu aumärgi. Aitäh teile laste ja perede heaolusse panustamast seda nii meie riigi presidendina kui ka läbi isikliku eeskuju. Ma väga tänan teid. Suur tänu, palun. Nii, ja lilled ka meie poolt. Ja nüüd te tahate kindlasti midagi öelda? Palun. Ja ma nii kaua hoian. Hops. Tunnustuse eest ja mul on ka hea meel, et meie noored ja lapsed saavad minna ise, kui on vaja psühhiaatri juurde ja ma loodan, et me mitte kunagi ei kuule Eestis ka enam arutelu Eesti naiste abordiõiguse üle, küll aga kuuleme arutelu, kuidas teha nii, et neid üha vähem oleks, aga vajaduse korral siiski oleks võimalikult vähe traumeerivalt kättesaadav ka teismelistele, kellel puudub igasugune kodune toetus. Ja minu peaaegu viimasel tööpäeval, kui ma olin külas Tallinna lastekodu Mustamäe osakonnas, kus on väga keerulisi lapsi, aga on ka väiksemat sorti lootust ja rõõmu ikkagi, siis seal oli üks poiss, kes küsis minu käest, et aga mis nüüd saab, kui Kersti ei ole enam president. Ja siis ma ütlesin talle, et mitte midagi ei saa, teie kutsute ja mina tulen. Nii nagu see kogu aeg on olnud ja selle lapse jaoks oli see vastus täiesti ammendav ja rahuldav, nii et ma olen lubanud seda lastele, et ma olen alati olemas ikkagi, sest et midagi ei ole teha. Meie ühiskonnas on laps ikkagi nõrgem. Me teadvustame seda küll üha rohkem, üha paremini, et lapsel on tema õigused, et nende eest tuleb seista. Me siiski veel vist isegi, ma arvan, päris palju inimesi, kes ei tea, et täisealisel on ka kohustus sekkuda, kui tegelikult laps on hädas ja tõsises ohus.
et meie töö on täitsa pikk ees, et Eesti oleks päriselt ka nagu hooliv heaoluühiskond ja minu viimaste kuude kõige sügavam mõte, mida ma olen selle kohta kuulnud või näinud, oli ühes Jan Uuspõllu intervjuus, kus Jan ütles, et kui me oma lapsi rohkem armastaksime, siis oleks meie ühiskond hoolivam ja meil oleks hoopis vähem vägivalda. Nii et mitte, et meie vanemad ei armastaks oma lapsi, meie vanemad väga armastavad oma lapsi, aga terve meie ühiskond vist tuleb kuskilt, kus selle armastuse väljanäitamine ei olnud võib-olla nii väga kombeks ja kasvatus ja armastus võisid olla liigselt lahus ja kahjuks on see ka täna veel tihti, eks ole, meil on ka ju sellel nädalal tulnud avalikuks näited, kuidas ei tohi olla. Ja need on ääred ja need on dramaatilised näited, aga tegelikult ikkagi, kui sa vähegi suhtled inimestega, kes tegelevad kas või nende lastega, kellel on mingisugune eriline vajadus ja see ei pea olema üldse suur, mõnes mõttes on isegi lihtsam, kui on tugeva füüsilise või liitpuude või vaimse puudega lapse või noorega tegemist, siis saavad kõik aru, et ta vajab tuge ja abi, aga kui tegemist on käitumishäirega lapsega, siis me ikka veel liiga tihti kohtan lugusid, kus sa kuuled, et laps 3-aastane, 4-aastane räägib väga koledasti asjadest, millest 3-4-aastaselt ei peaks üldse rääkima. Ja ometi ikka juhtub, et minnakse ja öeldakse tema vanematele, et teie laps on paha. Ei ole mõtet minna, minge lastekaitsetöötaja juurde sellises olukorras, eks ole. Ja kahetsusväärselt palju ikkagi jõuab ka spetsialistideni veel lapsi 2., 3., 4., 5. klassis, kes on lihtsalt nii-öelda pahad lapsed. Et tegelikult on nad olnud abivajavad lapsed, tegelikult on neil mingil põhjusel käitumuslikud erivajadused ja me veel ei jõua nendeni piisava kiirusega selleks, et me saaksime neid lapsi ja noori aidata. Meil on hästi palju väga tublisid inimesi, kes tegelevad lastega kõige õudsemas olukorras, Maroko võrgustikes, ja neid inimesi tuleb järjest juurde, kes mõistavad aidata kõikide võimalike erinevate keeruliste meie ebaõiglase maailma ohtude olukordadega silmitsi seisvaid lapsi. Aga mulle tundub, et need on punktid kaardil ja nende punktide vahel ei ole isegi veel alati punktiirjoont, rääkimata nagu pidevast joonest, et täna me ei saa kindlad olla, et iga laps leiab joone otsa ja saab sedapidi kõndida niimoodi, et ta saab mingisugustki abi. Et minu meelest on see üsna oluline tee, mida teiega koos, head lastekaitsjad, ja ka loomulikult kõigi nendega, kes tegelevad hüljatud lastega, kellel on vaja olnud uut kodu, asenduskodu ja kõigi teiste inimestega, kes igapäevaselt mõtlevad ja teevad alati natuke rohkem, kui tegelikult on see roll, mis ühiskond on neile omistanud, mis on nende tööjuhendis. Et meil on koos tee käia ja ma usun, et me käime seda teed veel pikalt kõik koos, nii et kui mind kutsutakse, siis ma alati tulen. Aitäh! Suur tänu ja kindlasti me kutsume ettevaatust, palun.